Jaa, ei, ma jään oma sõnade juurde, minu arust see on nonsense, ma võin seda uuesti öelda, et ja miks ma ütlen, et on nonsense, võib-olla ma ei taha siin kõlada arrogantsena, et see ei ole üldse minu taotlus. Minu arusaam, tegelikult ma muidugi olen karistusõiguse väline inimene, et palun seda arusaama võtta väikse reservatsiooniga, aga minu arusaam on selline, et selleks, et mingit tegevust või mingit käitumist nüüd defineerida kuriteona, siis peab see tegevus olema ikkagi nagu ülimalt selgelt ühiskonnas taunitud. Et see on nagu ülim hukkamõist ühiskonna poolt, kui me ütleme, et selline käitumine on kuritegu. Hullemini enam seda käitumist määratleda ei saa, eks ole. Ja kas nüüd tõesti kõik riigihanke seaduse rikkumised, kui nendega kaasneb see kahju, mida karistusseadustik nõuab, kas me tõesti saame öelda, et nüüd ühiskonnana me kõiki neid nii tugevalt taunime, et me saame neid määratleda kuriteona? See on minu esimene nagu selline kahtlus. Ja teine küsimus on selles, et tõepoolest selle normi koosseis ei ole selge. Et riigihangete seadus on niivõrd palju norme, paljud tähtsamad ja paljud vähem tähtsamad, et need on kõik ühte patta pandud. Ehk siis kas tõesti iga üksikugi kohustuse rikkumine, kui sellele järgneb kahju, me saame öelda, et peab olema mingi kuriteokohustusega nagu kaetud, isegi kui seda kuritegu sellisena eraldi on karistusseadustikku vaja. Ja ma toon ka näiteks sellise paralleeli, et ütleme, riigihange tähendab, eks ole, seda, et hankija midagi ostab, või tellib endale, saab midagi ja maksab selle eest raha. Aga ja selle nüüd nende reeglite rikkumise eest meil on karistusseadustikus eraldi norm. Aga kui me võtame vastupidise olukorra, et hankija võib-olla müüb riigivara või annab rendile, annab üürile, miks meil selle suhtes siis eraldi kuritegu ei ole ette nähtud? Et tegelikult sama situatsioon, raha liigub ja asi liigub ja seal on ka omad protseduurireeglid, mida peaks järgima, et miks me seda siis ei pea eraldi spetsiifiliselt karistamisväärseks. Ja mina leian küll, et need üldised normid, mis meil olemas on, mis siis määratlevad kuriteona altkäemaksu andmise või saamise ja seal toimingupiirangu rikkumised näiteks, et need kõik normid peaksid katma ära need tõelised kuriteod, mida me päriselt taunime riigihangete puhul, aga mingisugust juhuslikku eksimust või niisugust eksiarvamust või vale kalkulatsiooni või seaduse kogemata vääriti mõistmist, see ei tohiks olla kuritegu. See ei tohiks olla kaasaegses ühiskonnas nüüd see ma ei tea, võlavangla võrdkuju.